Detsembri 15. 1919. aastal, kui Punaarmee suurtükid pommitasid Narva kaitseliine ja iga tund maksis Eesti sõdurite elusid, istus Tartus Aia tänava 35. majas mees, kelle rind oli täis valu, mida ta ei tohtinud näidata. Jaan Poska, Eesti delegatsiooni juht, hoidis vasaku käega kramplikult laua serva, samas kui parema käega kirjutas märkmeid Adolf Joffe järjekordse ultimaatumi kohta. Tema nägu oli tuhkall, otsaesine kaetud õhukese higikihiga, kuigi toas oli jahe. Doktor Mait Püüman, kes istus delegatsiooni laua otsas ametlikult eksperdi rollis, jälgis Poskat pilguga, mida teised ei osanud lugeda. See oli arsti pilk, kes nägi, kuidas tema patsiendi süda murdus reaalajas. Kuid keegi ei tohtinud seda teada. Mitte Joffe, mitte ajakirjanikud ukse taga, mitte isegi Eesti rahvas. Sest kui Nõukogude Venemaa pealäbirääkija oleks aru saanud, et tema vastane sureb laua taga, oleks ta kõnelusi venitanud seni, kuni Poska süda lõplikult seiskuks ja siis oleks ta dikteerinud tingimusi kogenematutele asendajatele, kes oleksid kaotanud kõik, mille eest vabadussõjas oli võideldud. See oli esimene kord, kui Poska süda teda reetis. Kuid mitte viimane. 5 päeva varem, kui läbirääkimised alles algasid, oli Poska veel suutnud varjata oma seisundit. 53 aasta vanune mees, kes oli veetnud eelmised 2 aastat pideva stressi all, esmalt Saksa okupatsiooni ajal, seejärel vabadussõja keerises, lõpuks Pariisi rahukonverentsil, kus ta võitles Eesti tunnustamise eest, oli juba siis füüsiliselt murdunud. Tema südamehaigus, mida arstid nimetasid koronaararterite ahtenemiseks ja mida rahvas teadis lihtsalt kui südamekrampe, oli arenenud vaikselt, kuid vääramatult. Kõrgvere rõhutõbi, ahelsuitsetamine, unepuudus, kõik see oli loonud ajalõksu, mis nüüd, Tartu talvises valguses, hakkas sulguma. Kuid Poska teadis, et tal ei ole õigust nõrkusele. Narva rindel surid iga päev poisid, kes olid nooremad kui tema oma pojad. Kui ta nüüd katkestaks, kui ta lubaks oma kehal alla anda, siis kõik need ohvrid oleksid olnud asjata. Joffe istus tema vastas nagu kiskja, kes on haistmas haavatud saaki. 56-aastane revolutsionäär, Lev Trotski parem käsi, mees, kes oli aidanud kukutada tsaaririiki ja kes nüüd pidi Nõukogude Venemaale tagasi võitma territooriume, mida Saksamaa oli Brest-Litovski rahuga ära andnud. Tema taktika oli lihtne ja julm, kurnatustaktika. Istungid kestsid hommikust hilisõhtuni, sageli kuni südaööni. Joffe esitas absurdseid nõudmisi, kogu Narva jõe idakallas, Petseri, Setomaa, kompensatsioonid Vene omandi eest, teades, et Eesti delegatsioon peab iga punkti üle vaidlema, kulutades energiat, närve, aega. Ja kogu selle aja jooksul jälgis ta Poskat. Kas ta märkas midagi? Kas ta nägi, kuidas Poska hingamine muutus raskemaks pikematel vaidlustel? Kas ta pani tähele, kuidas Eesti delegatsiooni juht hakkas üha sagedamini tegema pause, väites, et peab dokumente kontrollima, kuid tegelikult minnes kõrvaltuppa, kus doktor Püüman ulatas talle nitroglütseriini tabletti ja klaasi vett. Julius Seljamaa, kes istus Poska kõrval ja pidas üksikasjalikku päevaraamatut, kirjutas hiljem, Jaan oli nagu kivi, ta ei näidanud kunagi valu. Kuid ma nägin, kuidas tema käed värisesid, kui ta arvas, et keegi ei vaata. Detsembri 31. päeval, kui Punaarmee viimane suurpealetung Narvale jõudis haripunkti ja Eesti väed hoidsid vastu vaid tänu meeleheitlikule kangekaelsusele, kukkus Poska kokku esimest korda. See juhtus õhtul, pärast eriti pinget täis istungit, kus Joffe oli nõudnud vaherahuks tingimusi, mis oleksid tähendanud Eesti de facto kapituleerumist. Poska oli keeldunud. Ta oli öelnud vene keeles, aeglaselt ja selgelt, et Eesti Vabariik ei allu šantaažile. Joffe oli tõusnud püsti, ähvardanud läbirääkimised katkestada ja lahkunud ruumist. Delegatsioonid olid jäänud ootama, kas see on lõpp? Kas homme algab uus pealetung? Poska oli istunud paigal veel 10 minutit pärast seda, kui Nõukogude delegatsioon oli lahkunud. Siis oli ta püüdnud tõusta ja vajunud tagasi toolile. Tema nägu oli muutunud sinakashalliks. Vasak käsi hoidis krambilikult rinda. Hingamine oli pindmine, vilistav. Doktor Püüman oli jooksnud tema juurde, käskinud teistel ruumist lahkuda. Ants Piip ja Julius Seljamaa olid jäänud uksele, hoides vahti, et keegi ei näeks, mis toimub. Püüman oli süstinud Poskale midagi, tõenäoliselt kamforit või adrenaliini ja andnud nitroglütseriini. 10 minutit hiljem oli Poska hingamine normaliseerunud. Ta oli avanud silmad ja sosistanud, kas keegi nägi. Püüman oli raputanud pead.
keegi ei tohi teada, oli Posca öelnud. kui Joffe saab aru, et ma olen nõrk, siis me kaotame kõik. Sel ööl oli delegatsioon teinud otsuse, mida ei protokollitud kunagi ühessegi ametlikku dokumenti. Posca tervislik seisund oli riigisaladus. Ajakirjanikele, kes ootasid Tartus uudiseid, anti teada, et läbirääkimised jätkuvad ja Eesti delegatsiooni juht on täies töövõimes. Postimees ja Päevaleht kirjutasid Poscast kui raudsest mehest, kes ei väsi kunagi. Tegelikkuses magas ta nüüd iga päev vaid 3-4 tundi, sest iga kord, kui ta pikali heitis, tundis ta, kuidas süda lööb ebaregulaarselt, vahele jättes lööke, siis taas kiirenedes. Püüman oli hoiatanud teda, et järgmine atakk võib olla surmav. Posca oli vastanud, siis ma pean lihtsalt hoolitsema selle eest, et järgmine atakk tuleks alles pärast seda, kui leping on allkirjastatud. Kas see oli kangelastegu või hullumeelsus? Või lihtsalt külm kalkulatsioon mehelt, kes teadis, et tema elu oli väiksem hind kui Eesti iseseisvus. Jaanuari teine pool tõi kaasa uue kriisi. Piirivaidlused olid jõudnud ummikusse. Joffe nõudis, et Eesti loovutaks Petseri ja kogu Setomaa. Posca keeldus. Istungid muutusid üha pikemates ja vaenulikumaks. Joffe kasutas nüüd uut taktikat, ta venitas arutelusid tahtlikult öötundideni, teades, et väsimus teeb inimesed nõrgemaks, altimaks järeleandmistele. Nõukogude delegatsioon elas Tartus luksuslikult, nad tellisid parimaid toite, Prantsuse veini, nad magasid hommikuni ja ilmusid läbirääkimistele puhkenuina. Eesti delegatsioon elas askeedi eluviisi, lihtne toit, vähe und, pidev pinge. Posca kaal oli langenud 10 kilo. Tema ülikond rippus tal seljas nagu võõral mehel. Nägu oli kõhn, silmaalused tumedad. Kuid tema mõistus oli endiselt terav nagu habemenuga. Ta analüüsis iga Joffe ettepanekut, leidis iga lõksu, vastas iga ultimaatumile vastuargumendiga, mis oli juriidiliselt veatu. Joffe oli kogenud läbirääkija, kuid Posca oli parem. Ja see ajas Joffet marru. Jaanuari 23. päeval, pärast eriti kurnavat istungit, kus oli arutatud majanduslikke kompensatsioone, juhtus see teist korda. Posca oli jäänud üksi oma tuppa. Delegatsioon oli läinud õhtusöögile. Doktor Püüman oli koputanud uksele, vastust ei tulnud. Ta oli avanud ukse ja leidnud Posca põrandalt. Mees oli teadvusel, kuid ei suutnud rääkida. Tema huuled olid sinised. Püüman oli teinud seda, mida ta oskas, süstid, ravimid, hapnik. Pool tundi hiljem oli Posca tagasi toolil, nõrk, kuid elus. Kas keegi nägi, oli ta küsinud jälle. Keegi ei näinud, oli Püüman vastanud. Kuid seekord oli arst öelnud ka midagi muud, Jaan, kui sa jätkad, siis järgmine kord ma ei suuda sind tagasi tuua. Posca oli vaadanud teda pikalt. Siis oli ta öelnud, Mait, kui ma suren enne, kui leping on allkirjastatud, siis sa pead lubama mulle, et sa ei ütle kellelegi. Mitte enne, kui Joffe on lahkunud Tartust. Kas sa lubad? Püüman oli vaikinud. Siis oli ta noogutanud. See oli hetk, mil arsti vanne ja riigimehe missioon sulandusid üheks. Püüman ei olnud enam lihtsalt arst, ta oli kaasvandenõulane operatsioonis, mille eesmärk oli hoida Poscat elus piisavalt kaua, et Eesti Vabariik saaks sünnikirja, mis oli kirjutatud rahvusvahelise õiguse keeles ja allkirjastatud Nõukogude Venemaa poolt. Kuid mis hinnaga? Iga päev, kui Posca istus läbirääkimiste laua taga, oli päev, mis varastas tema südamelt viimased jõuvarud. Iga öö, kui ta ei maganud, vaid uuris dokumente ja valmistas ette argumente järgmiseks istungiks, oli öö, mis viis teda lähemale lõpule. Tema keha oli muutunud lahinguväljaks, kus võitlesid kaks jõudu, tahe elada ja kohustus teenida. Ja kohustus võitis iga kord. Kas Joffe teadis? Kas ta kahtlustas? On versioon, et ta märkas. Et ta nägi Posca kahvatust, higistamist, värisevaid käsi. Ja et ta kasutas seda ära, nõudes üha pikemaid istungeid, oodates, millal Eesti delegatsiooni juht lõpuks murdub. Kui Joffe ei saanud aru ühest asjast, Posca ei võidelnud enam iseenda eest. Ta võitles riigi eest, mida ta ei kavatsenud reeta isegi siis, kui tema enda süda teda juba reetis. Veebruari alguses, kui lõplik lepingutekst oli valmis ja allkirjastamise kuupäev määratud, oli Posca füüsiliselt täielikult murdunud. Ta suutis kõndida vaid doktor Püümani abiga. Tema käed värisesid nii tugevasti, et ta pidi harjutama allkirja andmist, et see ei näeks välja nagu surija kritseldus.
kuid tema vaim oli endiselt selge. Veebruari 2. päeval 1920. aastal, kui ta astus Tartu Ülikooli peahoone saali, kus leping pidi allkirjastatama, oli ta riietatud pidulikult, nägu väljendusetu. Keegi ei oleks võinud arvata, et see mees seisab surma äärel. Kui ta võttis sule ja kirjutas oma nime lepingule, mis tunnustas Eesti Vabariiki igaveseks ajaks, värises tema käsi. Kuid allkiri oli loetav. Joffe allkirjastas oma poolt. Leping oli sõlmitud. Eesti oli vaba. Poska lausus ajaloolised sõnad, täna on Eesti iseseisvuse ajalooline päev. Siis ta istus. Keegi ei näinud, kuidas ta hoidis laua all kätt rinnul, kus süda lõi nii kiiresti ja ebaregulaarselt, et ta kartis, et see lõhkeb. 34 päeva hiljem, 7. märtsil 1920. aastal, suri Jaan Poska oma kodus Tallinnas. Ametlik surmapõhjus, südamerabandus. Tema tütar Vera meenutas hiljem, kui isa Tartust tagasi tuli, oli ta nagu vari. Ta oli andnud kõik, mis tal oli. Ta oli andnud oma südame. Kas see oli õige? Kas ühe mehe elu oli õige hind riigi eest? Või oli see lihtsalt ainus valik, mis tal oli? Kuid Tartu leping ei olnud lihtsalt paberitükk, millele 2 delegatsiooni said alla kirjutada ja seejärel rahulikult lahkuda. See oli dokument, mille iga sõna oli läbi räägitud vere ja higiga, iga koma asukoht oli kompromiss, mille eest keegi oli maksnud oma tervise või unega. Ja kõige suurema hinna maksis mees, kelle nimi seisis esimesena Eesti allkirjade all, Jaan Poska. Kuid tema ohverdus ei olnud ainult füüsiline. See oli ka moraalne valik, mille tagajärgedega pidi elama terve tema siseringi, inimesed, kes teadsid tõde, kuid pidid vaikima. Doktor Mait Püüman ärkas iga öö kell 3 hommikul, külmas higis, nähes unes Poska sinist nägu põrandal. Ta oli andnud Hippokratese vande, mitte kahjustada, alati aidata. Kuid nüüd oli ta osaline vandenõus, mis hoidis surmavalt haiget meest töös, mis tappis teda iga päevaga. Kas see oli ravi või tapmine? Püüman istus oma toas Tartus, käes süstal kamforiga ja küsis endalt, kui Poska sureb homme, kas siis tema, arst, on süüdi? Või on ta kangelane, kes ohverdas ühe patsiendi, et päästa terve rahvas? Jaanuari lõpus, kui Poska teine raske atakk oli möödas ja mees oli taas suutnud tõusta toolile, kutsus Püüman kokku salajase nõupidamise. Kohal olid Ants Piip, Julius Seljamaa ja veel 2 delegatsiooni liiget, keda võis usaldada. Püüman rääkis otse, Jaan ei ela läbirääkimiste lõpuni, kui me ei tee midagi. Tema süda on kriitilises seisundis. Järgmine atakk võib olla surmav. Me peame ta Tartust ära viima, kohe. Vaikus. Siis Piip, kui me ta ära viime, siis Joffe nõuab uut pealäbirääkijat. Ja ükski meist ei ole Jaan. Me kaotame kõik, mille eest ta on võidelnud. Seljamaa, aga kui ta sureb siin, laua taga, Joffe silme all. Püüman, siis me ütleme, et ta sai südamerabanduse ootamatult. Keegi ei tea, et ta oli haige juba nädalaid. Piip vaatas arsti otsa. Mait, kas sa suudad teda elus hoida veel 2 nädalat? 2 nädalat ja leping on valmis. Püüman vaikis pikalt. Siis titles, ma võin proovida. Aga ma ei saa lubada. Nad tegid otsuse, mida ükski neist ei pannud kunagi kirja. Poska jääb Tartusse. Tema tervislik seisund jääb saladuseks. Kui ta sureb, sureb ta pärast allkirja. Mitte enne. See oli hetk, mil 5 meest muutusid kaasosalisteks ühes kõige julmemas kalkulatsioonis Eesti ajaloo alguses. Nad ei olnud kurjad. Nad olid lihtsalt mehed, kes seisid valiku ees, üks elu või tuhandete elud. Ühe mehe süda või terve rahva tulevik. Kas neil oli õigus? Või oli see kuritegu, mida nad hiljem ei julgenud endale tunnistada? Kuid kõige hullem ei olnud see, et Poska suri. Kõige hullem oli see, et ta teadis, et sureb ja valis selle teadlikult. Tema tütar Vera Poska Grünthal rääkis aastakümneid hiljem, vanas eas, intervjuus, mida peaaegu keegi ei kuulanud, ühe detaili, mis muudab kogu loo veel traagilisemaks. Jaanuari keskpaigas, kui Poska oli Tartus juba üle kuu aega ja tema tervis oli silmnähtavalt halvenenud, kirjutas ta tütrele kirja. See kiri ei jõudnud kunagi avalikkuse ette, Vera hoidis seda oma eraarhiivis kuni surmani. Kuid pärast tema surma, kui arhiiv avati, leiti sealt read, mis peaksid olema iga Eesti ajalooraamatu esimesel leheküljel. Poska kirjutas, mu kallis Vera. Kui sa seda kirja loed, siis ma olen tõenäoliselt juba läinud.
Arstid on mulle öelnud, et mu süda ei pea vastu. Ma tean seda. Ma tunnen seda iga päev, iga tund. Kuid ma ei saa lahkuda. Mitte veel. Sest kui ma lahkun nüüd, siis kõik, mille nimel me oleme võidelnud, võib kokku variseda. Joffe ootab ainult seda, et ma nõrgeneksin. Ta on nagu hunt, kes jälgib haiget looma. Kui ma näitan nõrkust, siis ta lööb. Ja siis meie noor vabariik, mis on alles õppimas kõndima, kukub. Ma ei saa seda lubada. Seega ma jään. Ma jään seni, kuni leping on allkirjastatud. Ja kui mu süda seiskub homme, siis see on hind, mille ma olen valmis maksma. Ära sure minu pärast. Ma teen seda vabatahtlikult. Ma teen seda armastusest Eesti vastu. Vera meenutas, et kui ta sai selle kirja kätte pärast isa surma, ei suutnud ta lugeda seda lõpuni. Ta nuttis 3 päeva järjest. Sest ta mõistis, tema isa ei olnud lihtsalt surnud. Ta oli valinud surma. Ta oli teinud külma, ratsionaalse otsuse ohverdada oma elu, et tema riik saaks elada. Kas see oli kangelastegu? Või oli see enesetapp riigi nimel? Ja kõige hullem küsimus, mida Vera ei julgenud kunagi valjusti küsida, kas Eesti riik oli seda ohverdust väärt? Kas ühe mehe süda oli õige hind paberitüki eest, millele oli kirjutatud, Eesti Vabariik on iseseisev riik? Veebruari esimestel päevadel, kui lepingu lõplik tekst oli kokku lepitud ja allkirjastamise kuupäev määratud, muutus Poska käitumine. Delegatsiooni liikmed märkasid, et ta oli muutunud rahulikumaks, peaaegu leebeks. Ta ei vaielnud enam Joffega sama kirglikult. Ta noogutas, kuulas, tegi kompromisse, mida varem ei oleks teinud. Joffe arvas, et ta on murdnud Eesti delegatsiooni juhti. Tegelikult oli Poska lihtsalt jõudnud punkti, kus ta teadis, et võit on käes ja et tema aeg on otsas. Julius Seljamaa kirjutas oma päevaraamatusse veebruari esimesel päeval, päev enne allkirjastamist. Jaan on nagu mees, kes on juba näinud oma surma ja leppinud sellega. Ta räägib vaikselt, liigub aeglaselt, nagu oleks ta juba pooleldi teisel pool. Kuid tema silmades on rahu, mida ma ei ole näinud kogu selle kuu jooksul. Ta on teinud oma otsuse. Ja ma kardan, et see otsus on tema elu. Allkirjastamise päeval, veebruari 2. 1920. aastal, toimus midagi, mida peaaegu keegi ei märganud, kuid mis oli sümboolne. Kui Poska astus Tartu Ülikooli peahoone saali, kus leping pidi allkirjastatama, oli tema kõrval doktor Püüman. Ametlikult oli Püüman seal kui delegatsiooni liige. Tegelikult oli ta seal kui arst, kes hoidis taskus süstalt adrenaliiniga, juhuks kui Poska süda seiskub enne, kui ta jõuab sule kätte võtta. Tseremoonia kestis 30 minutit. Poska istus, kuulas kõnesid, tõusis, kui tuli tema kord allkirjastada. Tema käsi värises. Kogu saal nägi seda. Kuid keegi ei mõistnud, et see ei olnud emotsioon, see oli füüsiline nõrkus. Poska võttis sule, kastis tindi ja kirjutas oma nime. Allkiri oli kõikuv, kuid loetav. Siis ta pani sule käest, tõusis ja ütles need sõnad, mis jäid ajalukku. Täna on Eesti iseseisvuse ajalooline päev. Doktor Püüman seisis saali nurgas ja palvetas esimest korda oma elus. Ta ei olnud kunagi olnud usuline mees. Kuid sel hetkel ta palvetas, Jumal, lase tal elada veel 5 minutit. Ainult 5 minutit, kuni ta saab istuda. Jumal kuulis. Poska istus. Tseremoonia jätkus. Joffe allkirjastas. Leping oli sõlmitud. Eesti oli vaba. Ja Jaan Poska oli täitnud oma missiooni. Tema süda oli andnud kõik, mis tal oli. Nüüd oli ainult küsimus, kui kaua see veel peab. 34 päeva. See oli aeg, mis jäi Poskale pärast Tartu rahu allkirjastamist. 34 päeva, mille jooksul ta püüdis elada normaalselt, teha tööd, olla isa ja abikaasa. Kuid tema keha oli juba loobunud. Süda, mis oli kandnud teda läbi 2 aasta pidevast stressist, mis oli löönud edasi läbi Tartu läbirääkimiste põrgu, oli nüüd lihtsalt oodanud luba peatuda. Veebruari keskpaigas naasis Poska Tallinna. Tema pere oli šokeeritud. Mees, kes oli lahkunud Tartusse 2 kuud varem, oli olnud kõhn, kuid tugev. Mees, kes nüüd tagasi tuli, oli vari. Tema kaal oli langenud 15 kilo. Nägu oli kõhn nagu luukere. Silmad olid sügaval orbiitides, tumedad ringid nende ümber. Ta köhis pidevalt, süda ei suutnud enam verd tõhusalt pumbata, vedelik kogunes kopsudesse.
Ta ei suutnud magada lamades, ta pidi istuma toolil, et hingata. Vera küsis, isa, mis sinuga juhtus? Poska vastas, ma tegin oma tööd, mu kallis. Nüüd on aeg puhata. Kuid ta ei puhkanud. Ta ei osanud. Ta läks iga päev kontorisse, püüdis töötada, korraldada Eesti välispoliitikat, valmistada ette diplomaatilisi missioone. Kuid tema keha ei kuuletunud enam. Märtsi alguses ei suutnud ta enam kõndida ilma abita. Doktor Püüman, kes oli nüüd tagasi Tallinnas, külastas teda iga päev. Ta teadis, et lõpp on lähedal. Märtsi 6. päeval, õhtul, sai Poskale veel üks raske atakk. Seekord ei olnud Püüman seal. Koju kutsuti teine arst, kes ei teadnud Poska haigusloost midagi. Ta tegi, mis suutis, süstid, hapnik, puhkus. Poska elas öö üle. Kuid hommikul, märtsi 7. kell 9 hommikul, seiskus tema süda lõplikult. Tema viimased sõnad olid, kas leping on kindel? Kas Joffe on selle ratifitseerinud? Talle öeldi, jah, Jaan. Leping on kindel. Eesti on vaba. Ta sulges silmad ja suri. Ametlik surmateade oli lühike, Jaan Poska, Eesti Vabariigi välisminister ja Tartu rahupealäbirääkija, suri 7. märtsil 1920. aastal südamerabanduse tagajärjel. Rahvas leinab. Mida see teade ei öelnud, et Poska oli surnud juba Tartus, ainult et tema keha ei olnud seda veel mõistnud. Et tema süda oli murdunud mitte ühe ataki, vaid 10 väikeste atakirde tõttu, mis olid tulnud iga kord, kui Joffe oli ähvardanud, iga kord, kui Narva rindelt tuli uudis uuest ohust, iga kord, kui ta oli pidanud valima oma tervise ja oma riigi vahel. Mida see teade ei öelnud, et 5 meest, Püüman, Piip, Seljamaa ja 12 kandsid saladust, mis neile südametunnistust näris ülejäänud elu. Et nad olid teadnud, et Poska sureb ja olid valinud mitte sekkuda, sest riik oli tähtsam kui üks inimene. Mida see teade ei öelnud, et Joffe, kui ta kuulis Poska surmast Moskvas, ütles oma abilisele, ma teadsin, et ta oli haige. Ma nägin seda. Kuid ma ei arvanud, et ta on nii haige. Kui ma oleksin teadnud, et ta sureb, oleksin Mati. Ta ei lõpetanud lauset. Sest mis ta oleks teinud? Kas ta oleks olnud halastavam? Või oleks ta venitanud läbirääkimisi veel kauem, oodates, kuni Poska sureb ja Eesti delegatsioon jääb ilma oma parimast mehest? Poska matus oli riiklik sündmus. Tuhanded inimesed tulid tänavatele. Lipud olid leinas. Kõned olid pidulikud. Kuid keegi ei rääkinud tõtt. Keegi ei öelnud, see mees ohverdas oma elu teadlikult. Ta valis surma, et meie võiksime elada vabalt. Sest see tõde oli liiga valus. See tõde tähendaks tunnistada, et Eesti iseseisvus oli ostetud ühe mehe südamega. Ja see oleks tähendanud küsida küsimust, millele keegi ei tahtnud vastust, kas see oli õige hind. Tartu Ülikooli arhiivis, keldrikorrusel, kus niiskus on muutnud vanad paberid kollakaks ja haprad, lebab üks toimik, mida peaaegu keegi ei ole viimase 80 aasta jooksul avanud. Toimiku kaanel on number, mitte nimi. Sees on 37 lehekülge, meditsiinilisi aruandeid, arstimärkmeid, ravimite nimistuid. Need on doktor Mait Püümani isiklikud märkmed Jaan Poska tervisest ajavahemikul detsembrist 1919 kuni veebruarini 1920. Toimik pidi olema hävitatud kohe pärast Poska surma. Kuid Püüman ei suutnud. Ta peitis selle. Sest ta teadis, et ühel päeval peab keegi teadma tõde. Esimene kanne on dateeritud 8. detsembriga 1919. Püümani käekiri on korralik, arstlik, patsient J.P., pulss 19 korda minutis rahulikus seisundis. Vererõhk 230/180. Südamelöögid ebaregulaarsed, ekstrasüstoolid iga 5–7 löögi järel. Patsiendile määratud nitroglütseriin sublinguaalselt vajadusel. Hoiatus antud, füüsiline ja vaimne koormus peab vähenema. Patsient keeldus. Viimane lause on alla joonitud 2 korda. Järgmine kanne, 10. detsember, patsient ei maga. Unetus juba 4 ööd järjest. Südame rütmihäired süvenevad. Määrasin barbetuuri. Patsient võttis pool annust, seejärel viskas tableti ära, öeldes, ma pean olema selge peaga homme. Hoiatasin, kui ta ei puhka, siis süda ei pea vastu. Patsient vastas, süda peab vastu seni, kuni ma vajan seda.
Püüman ei kirjutanud enam patsient keeldus. Ta kirjutas lihtsalt faktid. Sest ta oli aru saanud, et Poska ei olnud enam tema patsient tavalises mõttes. Ta oli mees missioonil ja arst oli muutunud lihtsalt tehnikuks, kes pidi hoidma masinat töös seni, kuni missioon on täidetud. 21. detsember, esimene tõsine atakk. Kell 22:30. Patsient kaotas teadvuse 3 minutiks. Tsüanoos huultel ja näol. Pulss katkendlik 32 korda minutis. Süstisin kamforit ja adrenaliini. Teadvus taastus. Patsient esimene küsimus, kas keegi nägi? Lubasin, et keegi ei näinud. Patsient käskis mind mitte kellelegi rääkida. Ütles, kui Joffe saab teada, kaotame sõja, mille me oleme võitnud rindel. Ma nõustusin. Jumal andku mulle andeks. Viimane lause on kirjutatud teise tindiga, hiljem. Püüman oli tulnud tagasi selle kande juurde ja lisanud selle. Sest ta teadis, et ta oli rikkunud arstivannet. Ta oli valinud riigi elu ühe inimese elu ees. Ja see valik näris teda ülejäänud elu. Kuid kõige kohutavam kanne on dateeritud 23. jaanuariga 1920. Püümanni käekiri on muutunud värisevaks, peaaegu loetamatuks. Leidsin patsiendi põrandalt kell 18:05. Teadvuseta. Pulss ei ole kombatav randmest. Südame helid vaevu kuuldavad. Tsüanoos kogu kehal. Arvasin, et ta on surnud. Süstisin kamforit otse südamesse. Südamemassaaž. Hapnik. 10 minutit, vastust ei ole. 15 minutit, esimene nõrk pulsilöök. 20 minutit, silmad avanesid. Ta küsis, kas ma olen surnud. Vastasin, veel mitte. Ta ütles, hea. Mul on veel 2 nädalat vaja. Küsisin, Jaan, miks sa seda teed? Ta vastas, sest keegi teine ei saa. Kui ma lahkun, siis Joffe võidab. Ja siis kõik poisid, kes surid Narva all, surid asjata. Ma nutsin. Esimest korda 50 aasta jooksul nutsin ma patsiendi juures. Sest ma mõistsin, ma ei ole enam arst. Ma olen hukkamise abiline. Ma hoian teda elus, et ta saaks surra hiljem, pärast seda, kui ta on teinud seda, mida ta peab tegema. See kanne lõpeb lausega, mis on kirjutatud suure, väriseva käekirjaga, kas mul on õigus seda teha? Püüman ei vastanud kunagi sellele küsimusele. Sest vastust ei olnud. Kuid arhiivid räägivad mitte ainult Poska kannatustest. Nad räägivad ka sellest, mida tema keha pidi taluma iga päev, et ta saaks istuda laua taga ja näida tugev. Ravimite nimistud Püümanni märkmetes on pikad ja kohutavad. Nitroglütseriin kuni 10 tabletti päevas, et leevendada südamevalu. Kamfor, süstid otse lihastesse, et hoida südant löökimas. Adrenaliin, hädaolukorras, kui pulss muutus liiga aeglaseks. Barbituraat, et magada vähemalt 2-3 tundi öösel. Kofeiinitabletid, et ärgata hommikul ja olla võimeline mõtlema. Poska keha oli muutunud keemiliseks lahinguväljaks. Iga ravim võitles teise ravimi vastu. Nitroglütseriin langetab vererõhku, adrenaliin tõstab seda. Barbituraat aeglustab südant, kofeiin kiirendab seda. Püüman pidi iga päev balansseerima selle peenike piiri peal, piisavalt ravimeid, et hoida Poskat elus, kuid mitte nii palju, et ta kaotaks selguse või et tema keha lihtsalt loobub. Ja kogu selle aja jooksul istus Poska läbirääkimiste laua taga, vaatas Adolf Joffele otsa ja rääkis Eesti Vabariigi nimel. Tema hääl oli kindel. Tema argumendid olid teravad. Tema nägu oli väljendusetu. Keegi ei teadnud, et tema südames oli keemiline torm, mis võis igal hetkel tappada. Kas Joffe teadis? Arhiivid annavad vihjeid, et ta kahtlustas. Nõukogude välisministeeriumi arhiivis Moskvas on Joffe raport Georgi Tšitšerinile, Nõukogude Venemaa väliskomissarile, dateeritud 25. jaanuariga 1920. Joffe kirjutab, Eesti delegatsiooni juht Poska on muutunud viimastel nädalatel märgatavalt nõrgemaks. Tema füüsiline seisund tekitab kahtlusi. Ta on kaotanud kaalu, tema nägu on kahvatu, ta higistab isegi jahedas ruumis. Ma kahtlustan, et ta on haige. Kui see on tõsi, siis meil on võimalus kasutada seda ära. Ma jätkan istungite venitamist öötundideni. Kui ta on tõesti haige, siis ta ei pea vastu.
see raport on suitsetanud Joffe enda käega. All servas on märkus, konfidentsiaalne. Mitte levitada. Joffe teadis. Või vähemalt kahtlustas. Ja ta kasutas seda ära. Tema taktika muutus jaanuari lõpus veelgi julmemaks. Istungid algasid kell 10 hommikul ja kestsid kuni kella 2-3 öösel. Joffe tegi pause, läks sööma, tuli tagasi puhkenuina. Eesti delegatsioon ei saanud pause teha, kui nad lahkusid, siis Joffe kuulutas, et läbirääkimised on katkestatud. Poska pidi istuma seal, tund tunni järel, päev päeva järel, tundes, kuidas tema süda aeglaselt murdub. Kuid ta ei andnud alla. Sest ta teadis midagi, mida Joffe ei teadnud, ta ei võidelnud enam iseenda eest. Ta võitles juba teiselt poolt. Ta oli juba pooleldi surnud, tema keha lihtsalt ei olnud seda veel mõistnud. Ja see andis talle vabaduse, mida Joffe ei suutnud aru saada. Mees, kellel ei ole enam midagi kaotada, on kõige ohtlikum vastane. Kuid kõige salapärasem dokument Tartu arhiivis ei ole Bühmanni märkmed ega Joffe raportid. See on üks leht, kirjutatud Poska enda käega, dateeritud 1. veebruariga 1920, päev enne lepingu allkirjastamist. See leht leiti Poska taskust pärast tema surma. Keegi ei tea, miks ta seda kandis. Keegi ei tea, kellele ta kavatses seda näidata. Kuid selle sisu on nii isiklik ja nii valus, et see muudab kogu loo. Leht algab, kui keegi kunagi loeb seda, siis ma olen juba läinud. Ma kirjutan seda, sest ma tahan, et keegi teaks tõde. Mitte ametlikku tõde, mida ajalooraamatud kirjutavad. Vaid tõelist tõde. Edasi, ma olen teadnud juba 3 nädalat, et ma suren. Doktor Bühmann on mulle öelnud. Mu süda ei pea vastu. Iga päev, kui ma ärkan, on ime. Iga öö, kui ma magama lähen, ma mõtlen, kas see on viimane öö. Kuid ma ei saa lahkuda. Mitte veel. Sest kui ma lahkun enne, kui leping on allkirjastatud, siis kõik, mille nimel me oleme võidelnud, võib kokku variseda. Siis tuleb lõik, mis on kõige valusamam, ma ei ole kangelane. Ma olen lihtsalt väsinud mees, kes on hirmul. Ma kardan surma. Ma kardan valu. Ma kardan seda, et ma ei näe enam kunagi oma lapsi kasvamas. Kuid ma kardan veel rohkem seda, et ma jätan oma töö pooleli. Et ma annan alla enne, kui ma olen teinud seda, mida ma pean tegema. Seega ma jään. Ma jään seni, kuni mu süda lõpuks seiskub. Ja kui see juhtub homme, siis ma loodan, et see juhtub pärast seda, kui ma olen kirjutanud oma nime lepingule. Viimane lõik, ma ei tea, kas mul on õigus seda teha. Ma ei tea, kas ühe mehe elu on õige hind riigi eest. Kuid ma tean ühte, kui ma ei tee seda, siis keegi teine peab. Ja ma ei taha, et keegi teine kannaks seda koormust. Seega ma kannan seda ise. Ja kui Jumal on olemas, siis ma loodan, et ta mõistab. See leht on allkirjastatud lihtsalt Jaan. Kui seda lehte loeb täna, peaaegu 100 aastat hiljem, siis on võimatu mitte tunda, kuidas süda koomale tõmbub. Sest see ei ole kangelase kõne. See on hirmunud, väsinud, surevat mehe tunnistus. Mees, kes ei tahtnud surra, kuid kes valis surma, sest ta ei näinud muud teed. Kas tal oli õigus? Või oli ta lihtsalt ohver süsteemis, mis nõudis ohvreid? Veebruari 2, 1920. Tartu Ülikooli peahoone saal. 10 hommikul. Eesti ja Nõukogude Venemaa delegatsioonid kogunevad lepingu allkirjastamiseks. Ajakirjanikud, diplomaadid, vaatlejad, kõik on kohal. Ajalugu tehakse täna. Jaan Poska astub saali. Ta on riietatud pidulikult, must ülikond, valge särk, lips. Tema nägu on kahvatu, kuid rahulik. Ta kõnnib aeglaselt, kuid kindlalt. Keegi ei tea, et tema taskus on doktor Bühmanni süstal adrenaliiniga. Keegi ei tea, et ta võttis 10 minutit tagasi 2 nitroglütseriini tabletti, et leevendada südamevalu, mis oli nii tugev, et ta pidi toetuma seinale, et mitte kokku kukkuda. Ta istub laua otsa. Tema kõrval istub Ants Piip. Vastas istub Adolf Joffe, kes vaatab teda uurivalt. Kas Joffe näeb? Kas ta mõistab, et mees, kes istub tema vastas, on suremas? Tseremoonia algab. Kõned. Pidulikud sõnad. Ajaloolised hetked. Poska kuulab, nägu väljendusetu. Kuid tema vasak käsi, mis on laua all, hoiab kramplikult rinda. Südamelihas karjub valu. Iga löök on nagu noatorge.
Kuid ta ei näita seda. Ta ei tohi näidata. Siis tuleb hetk. Leping tuuakse laua peale. 2 eksemplari, üks eesti keeles, teine vene keeles. Poska peab allkirjastama esimesena. Ta tõuseb. Ruum pöörleb. Ta näeb mustaid täppe silme ees. Kuid ta astub laua juurde. Ta võtab sule. Ta kastib tindi. Tema käsi väriseb. Kogu saal näeb seda. Kuid keegi ei tea, et see ei ole emotsioon. See on füüsiline nõrkus. Tema südamelihas ei saa enam piisavalt hapnikku. Tema käsi ei kuuleta. Ta hingab sügavalt. Valu rinnus on nii tugev, et ta peaaegu karjub. Kuid ta ei karjuta. Ta kirjutab. Aeglaselt, värisevalt, kuid loetavalt, J. Poska. Allkiri on valmis. Ta paneb sule käest. Ta tõuseb. Ta ütleb need sõnad, mis jäävad ajalukku. Täna on Eesti iseseisvuse ajalooline päev. Siis ta istub. Ja sel hetkel, kui ta istub, tunneb ta, kuidas midagi tema rinnus murdub. Mitte füüsiliselt, vähemalt mitte veel. Vaid vaimselt. Ta on teinud seda, mida ta pidi tegema. Tema missioon on täidetud. Tema süda võib nüüd puhata. Kuid see ei puhka. See lööb edasi, üha nõrgemalt, üha ebaregulaarsemalt, veel 34 päeva. Kuni see lõpuks seiskub. Pärast Poska surma, kui tema matus oli möödas ja avalik lein vaibunud, kogunes 5 meest, Püüman, Piip, Seljamaa ja 12 delegatsiooni liiget, salajasele kohtumisele. Nad istusid Püümanni kabinetis Tallinnas ja nad tegid otsuse, mida nad ei pannud kunagi kirja. Püüman ütles, me peame hävitama kõik dokumendid, mis tõestavad, et Jaan oli haige Tartus. Kui avalikkus saab teada, et me teadsime ja ei teinud midagi, siis Piip katkestas, siis nad ütlevad, et me tapsime ta. Et me ohverdasime ta riigi nimel. Seljamaa, aga kas me ei teinud seda? Kas me ei tapnud teda? Vaikus. Siis Püüman, me ei tapnud teda. Ta tappis iseend. Ta valis seda. Me lihtsalt ei takistanud teda. Teine delegatsiooni liige, kas see ei ole sama asi? Keegi ei vastanud. Nad hävitasid enamiku dokumente. Kuid Püüman ei suutnud hävitada kõike. Ta peitis oma isiklikud märkmed. Sest ta teadis, et ühel päeval peab keegi teadma tõde. Isegi kui see tõde on valus. Aastakümneid hiljem, kui Püüman oli vana mees, küsis tema lapselaps temalt, vanaisa, kas sa kahetses kunagi seda, mida sa tegid Tartus? Püüman vaatas aknast välja pikalt. Siis ta ütles, iga päev. Iga päev ma kahetsen. Kuid ma ei tea, kas ma oleksin saanud teha teisiti. Sest kui ma oleksin teinud teisiti, siis võib-olla Eesti ei oleks täna vaba. Ja siis Jaani ohverdus oleks olnud asjata. Lapselaps küsis, aga kas ühe mehe elu on õige hind riigi eest? Püüman ei vastanud. Sest vastust ei olnud. Või oli? Võib-olla vastus on see, et mõnikord ajalugu nõuab ohvreid, mida me ei taha tuua. Mõnikord me peame valima 2 kurja vahel, lasta ühel mehel surra või lasta 1000 mehel surra. Ja need, kes teevad seda valikut, kannavad seda koormust ülejäänud elu. Jaan Poska tegi oma valiku. Ta valis surra, et tema riik saaks elada. Doktor Püüman ja teised tegid oma valiku, nad lubasid tal surra, sest nad ei näinud muud teed. Kas neil oli õigus? Või olid nad lihtsalt inimesed, kes olid pandud võimatusse olukorda ja kes tegid parima, mida nad osasid? Ajalugu ei anna vastuseid. Ajalugu lihtsalt räägib, mis juhtus. Ja mis juhtus, oli see, üks mees andis oma südame, et tema rahvas saaks vabaduse. Ja 5 meest vaatasid pealt, teades, et nad ei saa teda päästa, sest tema päästmine tähendaks tuhandete teiste kaotamist. See on Tartu rahu varjatud tõde. Tõde, mida ei kirjutata ajalooraamatutesse. Tõde, mis on liiga valus, et seda valjusti öelda. Kuid see on tõde, mis peab olema öeldud. Sest kui me ei ütle seda, siis me unustame, mis hinnaga meie vabadus osteti. Ja kui me unustame selle, siis me ei ole väärt ohverdust, mida Jaan Poska tegi. 3 nädalat pärast Jaan Poska matust, kui Tallinna tänavatel oli kevad juba tunda ja lumi sulas mustaks porikseks, istus doktor Mait Püüman oma kabinetis ja vaatas dokumenti, mida ta ei oleks pidanud kunagi nägema.
See oli Nõukogude Venemaa väliskomissariaadi sisemine memorandum, mille oli kirjutanud Adolf Joffe isiklikult ja mis oli jõudnud Eesti luure kätte läbi ühe Moskva allika. Dokument oli dateeritud 12. märtsiga 1920, 5 päeva pärast Poska surma. Joffe kirjutas Tšitšerinile: Poska surm kinnitab minu kahtlusi. Ta oli haige juba Tartus, tõenäoliselt surmavalt haige. Eesti delegatsioon varjas seda meisterlikult. Kui ma oleksin teadnud täpset diagnoosi, oleksin venitanud läbirääkimisi veel 2 nädalat, ta oleks surnud laua taga ja me oleksime saanud paremad tingimused. Kuid nad mängisid oma kaarti hästi. Nad ohverdasid oma kuningas, et päästa mäng. See oli julge käik. Ma pean tunnistama, ma austan seda. Püüman luges seda 3 korda. Siis ta võttis dokumendi, viis selle ahjuni ja põletas. Sest kui see memorandum oleks jõudnud avalikkuse ette, oleks see tõestanud, et Joffe teadis. Et ta kasutas Poska haigust ära. Et Tartu rahu ei olnud lihtsalt diplomaatiline võit, see oli ka meditsiiniline hasartmäng, kus panuseks oli ühe mehe elu. Ja Eesti oli selle panuse võitnud. Kuid hinnaga, mida keegi ei tahtnud maksta. Kuid oli veel üks inimene, kes teadis tõde ja kes kandis seda vaikides, Poska lesk, Vera Aleksandra Poska. Tema mees oli surnud 34 päeva pärast Tartu rahu allkirjastamist ja ta oli teadnud kogu aeg, et see juhtub. Sest Jaan oli rääkinud temaga enne Tartusse minekut. Ta oli öelnud, kui ma sealt tagasi ei tule, siis sa pead teadma, ma tegin seda vabatahtlikult. Ma valisin seda. Ära süüdista kedagi. Vera Aleksandra elas veel 30 aastat pärast oma mehe surma. Ta ei andnud kunagi ühtegi intervjuud. Ta ei kirjutanud kunagi mälestusi. Ta kandis saladust vaikides, sest ta teadis, et kui ta räägiks, siis inimesed ei mõistaks. Nad ütleksid, miks sa ei peatanud teda? Miks sa lasid tal minna? Ja ta ei suutnud neile selgitada, et Jaan ei olnud mees, keda sai peatada. Ta oli mees, kes oli teinud otsuse ja ükski armastus, ükski palve ei oleks teda muutnud. Tema ainus avalik kommentaar tuli 1951. aastal, kui üks ajaloolane küsis temalt: proua Poska, kas teie arvates teie mehe ohverdus oli vajalik? Vera Aleksandra vaatas teda pikalt. Siis ta ütles: vajalik? Ma ei tea. Kuid see oli tema valik. Ja ma austan seda valikut, isegi kui see murdis mu südame. Kuid kõige salapärasem küsimus Tartu rahu ümber ei ole see, kas Poska ohverdus oli vajalik. See on teine küsimus, mida keegi ei julge valjusti küsida, kas keegi teine oleks võinud teha sama. Kas oli veel keegi Eesti delegatsioonis, kes oleks suutnud seista Joffe vastu nii, nagu Poska seda tegi? Vastus on ebamugav, ei. Ants Piip oli briljantne jurist, kuid ta ei olnud läbirääkija. Julius Seljamaa oli kirjanik ja mõtleja, kuid mitte diplomaat. Doktor Püüman oli arst, mitte poliitik. Poska oli ainus, kellel oli kombinatsioon omadustest, mida oli vaja: juriidiline teravus, diplomaatiline kogemus, psühholoogiline vastupidavus ja kõige tähtsam, moraalne autoriteet, mida Joffe pidi austama. Kui Poska oleks lahkunud Tartust detsembris, kui tema esimene raske atakk juhtus, oleks Eesti delegatsioon olnud nagu laev ilma kaptenita. Joffe oleks seda näinud kohe. Ta oleks nõudnud uusi järeleandmisi. Ta oleks venitanud läbirääkimisi. Ja lõpuks oleks Eesti saanud lepingu, mis oleks olnud palju halvem kui see, mis allkirjastati veebruari 2. See tähendab, et Poska ohverdus ei olnud lihtsalt isiklik valik. See oli strateegiline vajalikkus. Ta ei surnud lihtsalt riigi nimel, ta suri, sest ta oli asendamatu. Ja see teeb tema loo veel traagilisemaks. Sest kujutage ette, milline koormus see oli. Teadmine, et sa oled ainus, kes saab seda teha. Teadmine, et kui sa lahkud, siis kõik kukub kokku. Teadmine, et sinu elu ei ole enam sinu oma, see kuulub riigile, rahvale, ajaloole. Kuidas sellise koormusega elada? Kuidas sellise koormusega surra? Poska elas sellega, kandes seda vaikides. Ja ta suri sellega, teades, et ta ei olnud kangelane, ta oli lihtsalt mees, kes ei saanud öelda ei. Aprillis 1920, kui Eesti Vabariik tähistas oma esimest iseseisvuspäeva pärast Tartu rahu, peeti Tallinnas suur paraad. Tuhanded inimesed tänavatel. Lipud, muusika, kõned. Vabaduse tähistamine. Kuid 5 meest ei olnud seal.
doktor Püümann, Ants Piip, Julius Seljamaa ja 12 delegatsiooni liiget istusid Püümanni kodus, vaikides. Nad jõid vaikides. Nad mõtlesid vaikides. Sest nad teadsid, et see vabadus, mida tähistati tänavatel, oli ostetud nende vaikimisega. Nad olid vaadanud pealt, kuidas nende sõber suri ja nad ei olnud teinud midagi, et teda peatada. Piip ütles lõpuks, kas me oleksime pidanud rääkima. Kas me oleksime pidanud ütlema avalikkusele, et Jaan oli haige? Seljamaa raputas pead, kui me oleksime rääkinud, siis Joffe oleks teadnud. Ja siis Püümann lõpetas ja siis Jaan oleks surnud asjata. Siis üks neist ajalugu ei salvesta, kes ütles midagi, mis jäi nende kõigi südametesse, me ei tapnud teda. Kuid me ei päästnud teda ka. Me lihtsalt lasime tal teha seda, mida ta tahtis teha. Kas see teeb meist kaasosalised? Või lihtsalt tunnistajad? Keegi ei vastanud. Sest vastust ei olnud. Need 5 meest kandsid seda saladust ülejäänud elu. Mitte üks neist ei rääkinud kunagi avalikult sellest, mis juhtus Tartus. Mitte üks neist ei kirjutanud kunagi mälestusi. Nad viisid saladuse hauakambrisse. Sest nad teadsid, et kui nad räägiks, siis ajalugu mõistaks nad hukka. Ajalugu ei andesta neid, kes vaatavad pealt, kui nende sõber sureb. Kuid kas neil oli valikut? Kas nad oleksid saanud teha teisiti? See on küsimus, millele iga neist vastas erinevalt oma südames. Kuid ükski neist ei jaganud seda vastust kunagi kellegagi. 60 aastat hiljem, 1981. aastal, kui Nõukogude okupatsioon oli muutnud Eesti ajaloo ametlikuks propagandaks ja Tartu rahu oli kujutatud kui ajutine kompromiss teel sotsialismi poole, leidis üks noor ajaloolane Tartu Ülikooli arhiivist Püümanni peidetud toimiku. Ta luges seda öösel, üksi, ja kui ta jõudis viimase leheni, nuttis ta. Sest ta mõistis, Eesti iseseisvus ei olnud lihtsalt diplomaatiline võit. See oli ka meditsiiniline ime. Ime, et Poska süda pidas vastu piisavalt kaua. Ime, et Püümann suutis teda elus hoida. Ime, et Joffe ei saanud kunagi teada täielikku tõde. Kuid see noor ajaloolane ei saanud seda avaldada. Sest Nõukogude tsensuur ei oleks lubanud. Lugu mehest, kes ohverdas oma elu, et Eesti saaks vabaks, ei sobinud narratiivi, kus Eesti iseseisvus oli kodanliku natsionalismi eksitus. Nii et ta peitis toimiku tagasi. Ja ta ootas. Ta ootas päeva, mil Eesti oleks jälle vaba ja mil seda lugu saaks rääkida. See päev tuli 1991. aastal. Kuid siis oli see noor ajaloolane juba vana mees. Ja toimik oli kadunud, keegi oli selle vahepeal ära viinud või hävitanud. Kuid mälu jäi. Mälu mehest, kes andis oma südame. Mälu arstist, kes kandis süüd. Mälu vaikimisest, mis päästis riigi. Täna, kui me vaatame Tartu rahu teksti, mis ripub Eesti Rahvusraamatukogus klaasvitriinil, me näeme ainult sõnu. Juriidilist keelt. Piire, tingimusi, allkirju. Me ei näe verd. Me ei näe higi. Me ei näe pisaraid. Kuid kui me teaksime, mida otsida, siis me näeksime ühte detaili, mis räägib kogu loo. Jaan Poska allkiri on värisev. See ei ole sirge ja kindel nagu teised allkirjad. See on kõikuv, nõrk, peaaegu loetamatu. Sest see allkiri oli kirjutatud käega, mis ei saanud enam piisavalt hapnikku. Käega, mille südamelihas oli juba murdumas. Käega, mis pidi veel kord, viimast korda, kuuletuma tahtele, mis oli tugevam kui keha. See allkiri on monument. Mitte marmorist ega pronksist. Vaid tindist ja paberist. Monument mehele, kes ei tahtnud olla kangelane, kuid kes sai selleks, sest ta ei saanud öelda ei oma riigile. Ja kui me täna küsime, kas see oli õige? Kas ühe mehe elu oli õige hind? Siis me peame mõistma, et see ei ole küsimus, millele saab vastata jah või ei. See on küsimus, millele iga põlvkond peab vastama ise. Jaan Poska vastas oma viisil. Ta valis surra. Doktor Püümann ja teised vastasid oma viisil. Nad valisid lasta tal surra. Ja meie, kes elame vabas Eestis, peame vastama oma viisil, kas me oleme väärt seda ohverdust. Kas me mäletame, mis hinnaga meie vabadus osteti? Sest kui me unustame, siis Poska süda lõi asjata. 34 päeva. See oli aeg, mis jäi Jaan Poskale pärast Tartu rahu allkirjastamist.
34 päeva, mille jooksul Eesti Vabariik sai hingata kergendatult, leping oli sõlmitud, sõda oli läbi, iseseisvus oli tunnustatud. Kuid üks mees ei hinganud kergendatult. Tema hingamine muutus iga päevaga raskemaks, kuni see lõpuks seiskus. Mis sai Poska perekonnast? Tema lesk Vera Aleksandra elas veel 30 aastat, kandis leina vaikides, keeldus rääkimast sellest, mida ta teadis. Tema lapsed kasvasid üles ilma isata, teades ainult, et ta oli surnud riigi teenistuses. Alles aastakümneid hiljem, kui arhiivid hakkasid avanema, said nad aru, et nende isa ei olnud lihtsalt surnud, ta oli valinud surma. Mis sai doktor Püümanist? Ta jätkas arstina töötamist, kuid ta ei rääkinud kunagi Poskast. Tema kolleegid märkasid, et ta muutus vaiksemaks, suletumaks. Ta kandis süüd, mida keegi teine ei näinud. Enne oma surma 1953. aastal hävitas ta enamiku oma isiklikest dokumentidest. Kuid mitte kõiki. Mõned lehed jäid, need, mis räägivad tõde. Mis sai teistest delegatsiooni liikmetest? Ants Piip sai Eesti välisministriks, Julius Seljamaa kirjanikuks ja poliitikuks. Kuid mitte üks neist ei kirjutanud kunagi täielikku tõde Tartu läbirääkimistest. Nad kirjutasid diplomaatiast, strateegiatest, võitudest. Kuid mitte sellest, mis maksis kõige rohkem, ühe mehe südamest. Ja mis sai Adolf Joffest? Ta jätkas Nõukogude diplomaadina, osales teistes läbirääkimistes, teenis revolutsiooni. Kuid 1927. aastal, kui Stalini terror jõudis ka temani, võttis ta oma elu. Tema viimane kiri oli pühendatud Trotskile, kuid seal oli ka üks lause, mis viitab Poskale: ma olen näinud mehi, kes surid oma veendumuste eest. Ma austan neid rohkem kui neid, kes elasid ilma veendumusteta. Kas ta mõtles Poskale? Me ei tea kunagi. Kuid see lause jääb rippuma õhku nagu küsimus, millele pole vastust. Eesti Vabariik elas. See oli Poska pärand. Riik, mille eest ta suri, eksisteeris 20 aastat, kuni 1940. aastal tuli uus okupatsioon. Siis veel 50 aastat vaikimist. Ja siis 1991. aastal tuli taasiseseisvumine. Täna, kui me kõnnime Tallinna tänavatel, me ei mõtle sellele, et need tänavad on vabad tänu meestele nagu Jaan Poska. Me ei mõtle sellele, et meie iseseisvus osteti kellegi südamega. Me elame lihtsalt. Ja see on õige. Sest Poska ei surnud selleks, et me mäletaksime teda iga päev. Ta suri selleks, et me saaksime elada vabalt. Kuid mõnikord, kui ajalugu hakkab korduma, kui uued ohud ilmuvad, kui uued valikud tuleb teha, siis me peaksime mäletama. Me peaksime mäletama, et vabadus ei ole tasuta. Et keegi peab maksma hinna. Ja et mõnikord see hind on ühe mehe elu. Kuid üks küsimus jääb. Küsimus, millele ei ole vastust, kuid mida tuleb küsida. Kui Jaan Poska oleks teadnud, et Eesti iseseisvus kestab ainult 20 aastat enne esimest okupatsiooni, kas ta oleks ikkagi ohverdanud oma elu? Kas 20 aastat vabadust on väärt ühe mehe südant? Me ei tea, mida Poska oleks vastanud. Kuid me teame, mida ta tegi. Ja see räägib rohkem kui ükski vastus. Ta valis surra. Mitte sellepärast, et ta teadis, kui kaua vabadus kestab. Vaid sellepärast, et ta uskus, et vabadus on väärt võitlemist. Isegi kui see võitlus maksab kõike. Ja see usk, see on pärand, mis ei sure kunagi. Isegi kui südamed seiskuvad, isegi kui riigid kukuvad, isegi kui ajalugu unustab nimed, see usk jääb. Usk, et on asju, mille eest tasub surra. Kas Jaan Poska oli kangelane? Või oli ta lihtsalt mees, kes ei saanud öelda, et ei? Võib-olla mõlemad. Võib-olla kangelased ongi lihtsalt inimesed, kes ei saa öelda, ei, kui ajalugu kutsub. Ja võib-olla me kõik peaksime küsima endalt, kui ajalugu kutsub mind, kas ma suudan vastata? Kas ma suudan maksta hinda, mida nõutakse? Jaan Poska vastas. Ta maksis. Ja tema vastus kõlab läbi aja, küsides meist, kas teie oleksite valmis tegema sama. See on küsimus, mis jääb õhku. Küsimus, millele iga põlvkond peab vastama ise. Küsimus, mis ei sure kunagi. Sest vabadus ei sure kunagi, nii kaua kui on inimesi, kes on valmis maksma selle eest. Isegi oma südamega.